tegemine ja saamislugu, et ta moskotina oli juba ammuilma olemas ja siis tekkis mõte, et ta võiks kuidagi ellu ärgata natukene ja siis me tegime talle sellise inimsuuruse kostüümi, aga samas tundus nagu hästi tore, et kui ta ei oleks mitte ainult selline sülekaru, vaid käis ka laste juures ringi üritustel, erinevatel üritustel. Oli tore, et said endale suurema venna ja. Siis tegelikult see suur karumamm, kes ringi käib, on nagu väga palju aidanud ja siis selline elustiil, mis minule tuli 40-ndates. Ehk noortele tuleb see juba nagu 4-aastaselt juurde ja see jääb nagu kogu eluks. Suurena mõtlevad, kellele annetada, siis neile tuleb ikkagi see karumamm meelde võib-olla ka 20-selt ja 30-selt veel. Kui nad oma lapsi hakkavad selles suunas suunama, nii et oi seda mõmmikut ma tean oma lapsepõlvest juba, kuule, paneme sinna kasti. Ja siis kui see suur karu valmis sai, siis selgus, et karu ei saa ühiskondlikus transpordis sõita. Et kuidas me nüüd karuga hakkama saame? Ja siis tegelikult tuli meile Honda esindus appi, Eesti oma, ja me saime väga toreda väikese auto endale. Tihtipeale seal pead-jalad tagaistmele pagajnikus, aga ütleme nii, rooli teda ei lasta seal. Kõige ägedamad hetked, mis mul on olnud olnud mõmmiku sees. Ja näed ainult oma Niina august välja ja siis on sul hästi palju neid lapsi ümber, kes tahavad sind kõik kallistada, sest et sa oled nii suur ja paks ja karvane ja soe ja tore ja siis need hetked, kui need lapsed ja perekonnad tahavad sinuga pilti teha ja siis kuigi sa tead, et nad sinu nägu ei näe ja sinu naeratust, silmi, mitte midagi nad ei näe, siis iga kord, kui pilti tehakse, siis sa võtad ikkagi sisse poosi ja ajad näo naerule. Mõmmikust võiks olla saanud laste jaoks selline põnev tegelane, kes kogub kokku nende mured ja lahendab need ära. Kõike toredat ja teeme veel järgmised 15 aastat vähemalt koostööd.